hommikust. Selline ilus hommik on kätte jõudnud jälle. Meil on siis, issand, ma enam ei mäletagi, mis asi meil on. Pühapäev on täna ja 7. juuni. Ma olen siin oma terrassil praegu ja valmistume siis jälle edasi sõitmiseks. Ja tänane plaan on meil siis selline, et me lähme Dracula lossi, Branni lossi. Ja siis lisaks Dracula lossile on veel teine loss plaanis, see on Beleši loss, mis pidi olema üks kaunemaid Rumeenias. Võimalik, et teeme peatuse ka Sinaia kloostri juures. Ja siis on veel üks soolakaevandus meil. Et seal tahaks ka ära käia ja siis juba jälle öömajale. Siin on üks suur talupidamine, siin olid nii armsad väiksed kiisud olid, mida ma eile näitasin, aga lisaks kiisudele on siin ka koer on olemas, ta on siin kuudi juures, näete. Ja siin on igasugused kuked, kanad, veel mingisugused linnud, kitsed, lambad, nii et täis majapidamine. Ja teisi neid majutusi on siin veel, see on ka majutus, samale peremehele kuulub. Võt, nii et paneme riidesse ja hakkame jälle liikuma. Siis natukene meie sõitu ja taustaks siis räägin, et sellest Branni lossist, et kus me praegu lähme, et see on siis üks Rumeenia kuulsamaid vaatamisväärsusi ja sageli nimetatakse seda ka Dracula lossiks. Tegelikult on siis selle kuulsusega segu nagu ajaloost, legendidest ja turismindusest. Et Branni lossi seostatakse sageli vampiirilugudega, mis pärinevad romaanist Dracula, mille kirjutas siis Bram Stoker. Ja huvitav on aga see, et tegelikult see kirjanik ei käinud kunagi Rumeenias ja romaanis kirjeldatud loss ei vasta täpselt sellele Brannile. Ajalooline tegelane Vlad III Dracula ei ole siin tegelikult mitte kunagi siis elanud, kuigi võimalik, et ta võis siin viibida väga lühikest aega vangina, kuid selle kohta ka kindlaid tõendeid siis ei ole. Aga sellegi poolest on see loss oma dramaturgilise asukoha tõttu saanud selleks Dracula legendi sümboliks nagu. Ja ehitati see loss 1377. aastal, kui Brazovi kaupmehed said Ungari kuningalt loa rajada kindlus, mis kaitseks siis tähtsad kaubateed Transilvaania ja Valahja vahel. Ja lossi rollid läbi ajaloo on olnudki piirikindlus ja tollipunkt, kaitse Ottomani impeeriumi rünnakute vastu ja hiljem ka Rumeenia kuningliku perekonna residents. Ja 1920. aastal kinkis Brazovi linn lossi Maria of Rumeeniale, Inglismaal sündinud kuninganna Victoria lapselapsele ja tänuks siis selle eest, et Transilvaania liideti Rumeeniaga. Ja tema muutis siis selle keskaegse kindluse elegantseks suveresidentsiks. Tänapäeval on see loss siis muuseum, kus saab näha kuninganna Marii mööblit, kunstiesemeid, keskaegseid relvi, turviseid, Rumeenia kuningliku perekonna eluruume, salatreppe ja kõike muud sellist. Loss ise väga suur ei ole, kuid selle ruumid on siis siuksed labürindilaadsed, mis teeb selle külastuse põnevaks. Ja tegemist ongi siis Rumeenia ühe külastatuima turismiobjektiga. Igal aastal korraldatakse siin ka Halloween üritusi ja muidugi on ta olnud paljude filmide võttepaigaks. Ja siis veel sellest Branni lossi legendist ka, et lossi ümber liigub mitmeid lugusid ja ka üks populaarsematest räägib siis salajasest kaevust ja vangistatud vaimust. Et lossi sisehoovis on siis vana kaev, mille kohta räägitakse legendi, et see pole lihtsalt veekaev, vaid rahva jutu järgi olevat selle kaevu kaudu kunagi olnud salajane maa-alune tunnel, mis viis mägede poole ja mida kasutati hädaolukorras põgenemiseks. Kunagi, kui loss oli sõjaline kindlus, vangistati sinna väidetavalt üks võõras rändur, keda kahtlustati spioneerimises. Ja teda hoiti lossi maa-alustes ruumides, kuid järsku oli ta jäljetult kadunud. Ja kohalikud uskusid, et ta siis põgenes läbi kaevu viiva tunneli.
aga mõned muidugi arvavad, et ta hoopis hukkus seal, aga hiljem on siis lossivalvurid hakanud rääkima kummalistest asjadest, näiteks, et öösiti kostuvad sammud kitsastes koridorides, kaevu juures on nähtud udust varju ja vahel olevat kuulda ka metallist kolinat, nagu keegi liiguks vanastes turvistes. Mõned giidid räägivad ka seda legendile lisaks siis veel, et väidetavalt olevat lossi lähedal nähtud ka Vlad III Dracula enda varju, kes otsib oma kadunud sõdureid, et ajalooliselt pole sellel väitel küll tõendeid, kuid need lood on teinud siis sellest lossist selle ühe kuulsama kummituskoha. Nii et loss on avatud aastaringselt, nii et tulge aga külla siis. Siia väravate juurde selline rahvamass ja turistid on siin. Katsume siis sinna lossi poole saada. Me ostsime siis pileti ka, et 100 leid üks inimene, kokku 200 leid, mis see teeb siis? Kokku 200 leid oli vist 20 eurot. 20 eurot on üks inimene, ja, siis 20 eurot inimene. 40 eurot. Me siis siia lossi sisse ja hakkame siis natukene ringi vaatama siit. Peaks siis olema selle kuninganna Maria magamistuba. Ilmselt söögituba. Väga kitsast trepist tulime praegu ülesse, mis on siis nüüd selle lossi salakäigud ja kitsad trepid, millest räägiti. Selline siseõuevaade ka. Jõudsime siis mingile katuseterassile siia. Kollitud. Kuninglik ruum siis selline. Siis kuninganna kroon ja sau. On see sau või? Ja. Peaks olema see kaev, millest ma ennem rääkisin, et kus siis need, mis pole lihtsalt kaev, vaid mingid salakäigud ja kus hoiti siis vange ja siis see tiir siin lossis peal tehtud, et nüüd siis lähme ära ja võtame siis suuna järgmisele lossile. No võt, veel korra viimane pilk ja läksime siis, vaatame, ikka rahvamass sisse läheb kõik. Võtakse siin kõike seda asja. Siin on need juustud, igal pool on need juustud müügil. Need on mingid Rumeenia kuulsad lambapiimajuustud. Burduff on nimi, aga kuna ta on lambapiim, siis me ei hakka seda maitsma, ma arvan. Me ei taha. Räägin siis sellest teisest lossist ka, et kuhu me nüüd läheme, et see on siis Pelesi loss. Ja see on siis Euroopa üks kaunemaid losse ja paljude arvates isegi Rumeenia kõige elegantsem ajalooline hoone. Ja asub see siis Karpaatide jalamil siin Aia linnas keset metsa ja mägesid. Lossi ehituse algatas siis Rumeenia kuningas Karol I of Rumeenia ja ehitus algas 1873. aastal ja loss ise valmis siis suures osas 1883. aastal. Hiljem lisati veel siis juurde igasuguseid tiibu ja detaile kuni siis 1914. aastani. Ja tegemist oli siis Rumeenia perekonna, kuningliku perekonna suveresidentsiga ja kuningas Karol I armus siis sellesse piirkonda ja otsustaski rajada siia selle Karpaatide palee siis nii-öelda. Segu on ta arhitektuuriliselt on ta segu siis mitmest stiilist. Siit võib leida siis nii Saksa uusrenessanssi, alpistiili, Itaalia renessanssi kui ka barokseid detaile. Ja tulemuseks ongi siis väga detailirohke hoone, kus on esindatud siis nii puunikerdustega rõdud, tornid, värvilised freskod kui ka nikerdatud katused. Kokku on lossis üle 160 toa.
ja Peles oli siis 19. sajandi lõpus väga tehnoloogiliselt arenenud piirkond ja tegemist oli oma aja kohta väga modernse lossiga, sest et see oli üks esimesi losse Euroopas, kus oli siis elekter olemas, mida tootis oma hüdroelektrijaam ja siin oli ka keskküte ja isegi elektriline lift ning varajane tolmuimejasüsteem. Ja 1880. aastatel oligi seetõttu tegelemist täieliku tehnoloogilise imega. Ja lossi sisemus ise on ka väga luksuslik. Tuntuimad ruumid on siis relvasaal, kus on üle 4000 relva ja turvise, mis on Euroopa üks muljetavaldavamaid kollektsioone. Lisaks siis peasaal, mis on 3 korrust kõrge ja kus on nikerdatud puidust lagi ja liikuv klaaskatus ja Türgituba oma idamaise sisustusega, vaipade ja mosaiikidega ja teatrisaal, mis on siis 60-kohaline privaatne teatrisaal. Ja veel siis sellest Pelesi lossist nii palju, et seda on siis ka väga palju kasutatud filmides ja dokumentaalides, reklaamides ja paljud reisijad on pidanud seda Pelesi lossi isegi kaunimaks kui Neuschwansteini loss Saksamaal, mis on siis inspiratsiooniks olnud Disney lossidele. Ja räägitakse ka seda, et see kuningas Karol I oli siis väga distsiplineeritud inimene ja ta armastas väga korda. Ja legendi kohaselt pidi lossis iga kell lööma täpselt, teenindajad liikusid täpselt määratud marsruutidel ja isegi metsas jalutamine toimus kindlate radade järgi, et ei ole nii, et suvaliselt lähed kuhugi. Ja veel üks huvitav lugu selle lossiga on seoses Nikolai Ceausescuga jälle, et tema kartis seda lossi külastada. Ja see on selline kummaline lugu, et 47. aastal kaotati Rumeenias monarhia ja Rumeenia kuningas Michel I sunniti seetõttu riigist lahkuma ja kõik kuninglikud residentsid, sealhulgas ka siis Pelesi loss, riigistati ja läksid kommunistliku riigi kontrolli alla. Ja 1970 kuni 1980 hakkas siis diktaator Nikolai Ceausescu kartma, et lossi vanades ruumides võib olla ohtlik hallitusseen. Ja räägitakse, et arstid ka hoiatasid teda selle eest ja et see kahjustab kopse ja on eriti ohtlik pikaajalisel viibimisel lossis. Ja Ceausescu oli ju tuntud oma paranoilise ettevaatlikkuse poolest ja seetõttu ta keeldus seda lossi külastamast ja sulges selle peaaegu täielikult ka avalikkusele ja ametlikult öeldi, et loss vajab konserveerimist. Aga tegelik lugu on siis nii, et ajaloolased arvavad, et tegelik põhjus võis olla hoopiski poliitiline, et kuna see Pelesi loss oli Rumeenia kuningate sümbol ja selline hästi luksuslik ja aristokraatlik, et siis seega väga kontrastne kommunistliku ideoloogiaga ja seetõttu Ceausescu lihtsalt ei tahtnud, et inimesed seda liiga palju näeksid. Aga loss siis avati külastajatele uuesti 1989. aastal ja on ka üks populaarsemaid turismiobjekte Rumeenias. Siis siia Pelesi lossi territooriumile parkimise eest juba küsiti 30 leid ka ja siis saame edasi siis. Siis ilutseb siis Pelesi loss, millest ma siis ennem rääkisin, et mitmes arhitektuuris ja puidust nikerdatud rõdude ja asjadega detailide rohkem. Ja siit me siis edasi lähme. Meie sildi siia. No võt, see lõviga Euroopas on siis jälle. Seal ees on üks monument, ma arvan, et see on see kuningas Karol I, siis, kes selle endale siis ehitada lasi selle lossi. Nagu me siit näeme, siis piletid lossi on välja müüdud. See tähendab, et vaatame ainult väljast, jalutame aias ringi siis ja sisse siis ei saagi siia. Et alles 2:30 alles saaks sisse, aga me tahame selleks ajaks ikka juba edasi liikuda. Natukene vihma tiputab hakkas praegu, natuke kehvasti.
ei ole mingit jopet ega vihmavarju ka kaasas. Vahepeal natuke vihmavarjus seismas. Nüüd läks suurem vihm, läks praegu hetkeks üle, et loodame, et see sellega siis piirdub, et ei lähe rohkemaks. See on siis ilmselt keegi kuninganna, mis ta muidu siin niimoodi troonil on. Rahvast on ikka päris palju ja hästi palju erinevaid keeli võib siin kuulda, et rahvamass on päris korralik. ma arvasin, et tegemist ongi siis selle kuningas Karol esimesega, kes siis selle lossikese endale teha lasi. Aga no laias laastus on meil vist siin ka nagu suhteliselt see ring peale tehtud, et võime siis edasi liikuda. Päike tuli ka jälle kohe välja, see vihm käis nii sutsti üle ja nii et liigume edasi. Meil on järgmine peatus on plaanis teha siin Aia kloostri juures, mis siis on üks Rumeenia vanemaid ja olulisemaid õigeusu kiriku kloostreid. Asub siin Karpaatide jalamil, siin Aia linnas. Ja just selle kloostri järgi ongi kogu see linn oma nime saanud. Inspiratsiooni siis sai kunagi mingi aadlik oli, kes siis käis palverännakul Sinai mäel. Ja see talle siis nii väga meeldis, et siis ta otsustaski siia Karpaatide jalamile ka oma kloostri teha. See on siis kahjuks täiesti tellingutes, nii et ega me tema ilu ei näegi. Et siin on need ümberkaudsed hooned lihtsalt. Ja tuntud pidi ta olema siis ka selle poolest, et siin siis hoitakse esimest rumeeniakeelset piiblit. On siin kirikus. Siin on vist siis nende kloostri elanike elamised. Sellised ilusad. Lähme vaatame seda küünlate panemise kohta. Panemine on siin eraldi niisugune majake, kus sees siis nad käivad ja panevad siis küünla. Nüüd siit näha. Huvitav, ma pole sellist traditsiooni nagu ennem näinud. Natuke seda kirikutorni ainult näeb siit kloostritorni, aga muud kahjuks mitte. Et see jäi seekord nägemata. Aga nüüd sõidame edasi, et meil on järgmine peatus on siis soolakaevandusel. Ilm läks meil nii hulluks vahepeal nüüd. Vihma kallab, äikest lõi. Näis kauaks seda kestab. Ja tegelikult väga pikalt seda lubanud ei ole sellist hullu ilma, aga paar tundi lubanud. Aga paar tundi jah, nii et paistab siis. Ja teedel on vett on nii palju, lendab kahte lehte, et see vesi nagu ei kaogi teedelt ära, et see ujub seal korilompides. Vihm on meil siis üle nüüd. Oli päris korralik sadu. Aga varsti oleme me jõudmas siis Salinea Unirea soolakaevandusse või Mina Unirii või kuidas nad siin hääldavad seda. Ja see on siis Euroopa üks suurimaid soolakaevandusi, mis asub Slanitsi linnas. Väga muljetavaldav koht ja külalised saavad minna hiiglaslike maa-alustesse saalidesse, mis näevad välja peaaegu nagu maa-alune katedraal siis jälle. Ja kaevandamine algas siin piirkonnas siis juba 17. sajandil, kuid see Unirea kaevandus rajati alles 1930. aastatel. Algne eesmärk oli tööstuslik soola kaevandamine, et Rumeenia üht olulisemat loodusvara kasutada. Ja kaevandus töötas aktiivselt kuni 1970. aastateni, pärast mida muudeti see siis juba turismi- ja ravikeskuseks. Ja selle soolakaevanduse suurus on muljetavaldav.
et mõõtmed on hiiglaslikud, et ta on umbes 208 meetrit pikk, 90 meetrit lai ja 50–55 meetrit kõrge. Ja kogu maa-alune kompleks on ligi 14 korruse korruseline nagu või korruse kõrguna. Et kui sinna sisse astuda, et siis nagu tundub, nagu oleks tegemist maa-aluse staadioniga. Ja kaevanduses on nagu ikka, et selline stabiilne keskkond, eriline mikrokliima, temperatuur circa 12 kraadi ja õhk on siis selline puhas ja soolane. Ja kliimat kasutatakse ka hingamisteede raviks ja paljud inimesed tulevadki spetsiaalselt siia selleks, et astmate, allergiate või bronhiiti leevendada. Ja tegemist ei ole siis ainult muuseumiga, vaid siin on terve maa-alune vaba ja keskus, et sellest kaevandusest võib siis leida mini-jalgpalliväljaku, korvpalliväljaku, laste mänguväljakud muidugi, lauatennise, soolakabeli, kohvikuid, puhkealasi, nii et igavene suur kompleks. Ja erinevalt mõnest teisest soolakaevandusest siis ei kasutata siin lifti. Külastajad väidetavalt viiakse alla minibussidega mööda spiraalteed ja sõit kestab umbes 10 minutit, mis on siis omaette elamus, nii et saame näha, kas saame siis seda ka kogeda. Ja tänu sellele suurtele saalidele ja heale akustikale on siis korraldatud siin palju kontserte selles soolakaevanduses, spordiülistusi, filmivõtteid ja nii edasi. Nii et vaatame. Edasi selliste minibussidega käib riietumine, joped selga ja siit me siis lähme sinna maa alla. Müüke saal. See on küll vägev. See ei jää kohe pealegi ainult kõik nii, nagu ta on. See on ikka ilus. Ja vaata kui suur. See on ikka tõsiselt suur ja hiiglaslik ka. Mega suured on need ruumid siin ikka, et see on sool. Siis need kaevurid ise ka näha, kes siin niimoodi tööd rabased siin maa all. Et siin maal on ka kohvikud, nii et täitsa olemas, võid siit osta omale nosimist ja jälle edasi. On igasugused sellised mängud, minigolfid ja pingsilauad ja kõik see osa siis on siin maal. On näha, seal on siis mingi niisugune katedraali osa nagu. Batuudid ja asjad. Siin on need kardid nagu või. Saab siin sõita välja. Ja lauad muidugi jälle kohvikutega. Ei ole.
ja üldiselt liigume nüüd väljapoole tagasi, et need ruumid on siin nähtud ja need on väga kihvtid, aga me liigume nüüd tagasi väljapoole. Siis oma öömajja kenasti kohale ja meie öömaja on siis siin selline koht nagu Pensiuat Duett. Ma ei oska seda esimest sõna hästi hääldada, aga siuke basseiniga ja siuke värk, aga ilmselt me siia basseini tulema ei hakka, külm on ka juba, vihma sajab. Aga lähme pargime auto ringi ja saame oma kämpingu ette siis. Siia, need on siis need kämpingukesed või need hooned. Meie oma on siis see number 2 siin. Auto saame kohe siia samasse ette ajada ja see basseiniala ongi, need siit läheb niimoodi, et meile anti muidu need pääsmed ka, et me saame siin basseinialal siis täitsa vabalt käia ja olla, aga me ilmselt eelistame täna tubast režiimi. See on meil siis, ja siit siis saab tuppa. Tuba on siis selline. Müristab õues isegi praegu on jälle hakanud. Ussardis on ka olemas ja vannituba. On siis siin selline. Kööki meil eraldi ei ole, kööki ta näitas, et on eraldi see ühisruumina nagu, et kui tahame, et